Aga kõigepealt suur tänu kutsumast, mul on alati rõõm teiega koos olla. Ja Nigeli ettekanne tegelikult tuletas mulle meelde, et miks ma alati ennast baptistide hulgas nii hästi tunnen. Ma olen inimõiguste jurist, järelikult mitte see kõige halvem, see, keda võib-olla isegi mõned armastavad, eriti siis, kui neid õigusi vaja on kaitsta. Aga täna ma üritan siis rääkida natukene usuvabadusest sekulaarses ühiskonnas ja kõigepealt ma vabandan ka sellepärast, et mu hääl võib ühel hetkel ära kaduda lumest innustust saades ja tüüpilise eestlasena ma vist suusatasin üle. Pidin homme maratonile minema, aga ma kardan, et sellest ei tule mitte midagi välja, aga Jumala ja Koldreksi abiga ma pean selle 40 minutit vastu. Aga täna siis ma plaanin natukene kõigepealt lahti mõtestada ja ma tänan Nigelit, et mõnes mõttes see avalöök sai juba tehtud, neid mõisteid, mis siis minu ettekandes esinevad usuvabadus sekulaarses ühiskonnas. Ja siis üritan keskenduda muidugi valikuliselt, sest kõigest ei jõua rääkida sellistele võib-olla suurematele väljakutsetele, mis meil usuvabaduse kaitsel praegu esinevad. Loomulikult ma teen siin tõesti väikese valiku, sest ja võib-olla väikse eelistusega sellest lähtuvalt, mida ma ise võib-olla põhjalikumalt viimasel ajal uurinud olen. Ja ma üritan kõik need siis teemad kuidagimoodi ka Eestiga siduda ja õige pisut siis ka siis ajaloolises perspektiivis. Oi, aitäh sulle! Mõned mõtted, mida ma täna võib-olla avaldan, aga ma tunnen ennast teie seas väga mugavalt, ma ütleks, võivad olla provokatiivsed, aga ma ei usu, et selles seltskonnas. Ja kuna ma olen ametilt õigusteadlane, siis rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste vallas, siis loomulikult minu tänane ettekanne ei lähe väga kaugele minu liistudest, aga ma püüan võimalikult vähe juriidiline olla ja ausalt öeldes on rahvusvaheline õigus selline valdkond, mida isegi mõned õigusteadlased ütlevad, et see pole mingi õigus, et see on rahvusvahelised suhted ja poliitika ja mis iganes, sotsioloogia võib-olla isegi. Nii et ma üritan asja natukene inimlikumaks teha. On siis kuidas on, aga usuvabadus on reguleeritud nii meie põhiseaduses artiklites 40 ja 41, ma ei hakka teid üle koormama igasuguste numbritega, ja nagu teada, siis reguleerib Eestis usuvabadust ka kirikute ja koguduste seadus ja nii edasi. Samuti on usuvabadus reguleeritud Eestis ka rahvusvahelise õigusega. Ajalooliselt leiab usuvabaduse kohta käivaid paragrahve ka Eesti esimestest põhiseadustest, näiteks 1920. aasta omast ja 1937. aasta omast ning alamal seisvatest aktidest nagu 1925. aasta usuühingute ja nende liitude seadus ning 1934. aasta riigivanema dekreediga küll vastu võetud kirikute ja usuühingute seadus. Kui ma varemalt oma ettekannetes ja kirjutistes olen usuvabaduse arengut Eestis jaganud tinglikult selliseks 4 etapiks, esimene etapp ongi siis see raamistik, mis algas sellega, mis loodi 20. aasta põhiseadusega, võib öelda, et 20. aasta põhiseadus oli üks liberaalsemaid või demokraatlikumaid põhiseadusi, ajavaimust muidugi kantud, kui me vaatame ajalukku veel tagasi. Teine etapp loodi siis 30. aastatel ja nagu teame, iseloomustas neid aastaid võimu tsentraliseerimine ja ma ütleks, et tõsine demokraatia defitsiit, kui mitte selle puudumine ning riigikontrolli laienemine
nii et Eestis ei olnud midagi väga ideaalset 30. aastatel, nagu vahel püütakse ette manada. Need protsessid 30. väljendusid ka riigi ja religioossete ühenduste suhetes, kus riigil oli enam võimalusi religioossete ühenduste siseasjadesse sekkumiseks. Mitmed või mõned religioossed ühendused olid ka keelatud väitega, et nad on riigi huvidega vastuolus. Näiteks sellisteks olid kindlasti Jehoova tunnistajad. Ja kolmas periood, nõukogude periood, mis siis võiks siis öelda, tegelikult oli usuvabanduse taandareng ja totalitaarriigile iseloomulikult teostas riik kontrolli kõige ja kõige üle, kuigi selle perioodi võib-olla õiguslik mõju tänapäeval on vaieldav, aga kindlasti need okupatsiooniaastad on avaldanud mõju, osalist mõju vähemalt sotsiaalsetele arusaamistele riigi ja religiooni suhetest. Ja siis neljas periood on 92. aasta põhiseadusega loodud siis raamistik, milles me elame, milles me oleme siis elanud praegu. Aga nüüd ma lisaks tinglikult siia juurde sellise 5. etapi, mida ma kutsuks ebakindluse ajajärguks usuvabaduse kaitsel, kus mitmete ühiskondlike ja õiguslike protsesside tulemusena on hakatud usuvabaduse sisu revideerima nii siseriiklikult kui rahvusvahelisel tasandil ja minu arvates võivad sellel olla üsnagi negatiivsed tagajärjed. Teatud protsessid, nagu mäletame, said alguse 2001. aasta terrorirünnakute tagajärjel, kuid oma osa on siin ka teistel protsessidel nagu migratsioon, religioosne ja etniline mitmekesisus, ka paremäärmusluse tõus, vaidlused siis inimõiguste arengu ja eriti võrdsusõiguste puhul, kultuurilis-relativistlike argumentide tugevnemine nii siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse suhetes. See ebakindluse etapp ei puuduta ainult usuvabadust, kogu habras inimõiguste kaitse on sattunud löögi alla mitmetel poliitilistel põhjustel. Aga sellest 5. etapist ja sellega kaasnevatest väljakutsetest mõne hetke pärast. Kui nüüd võrrelda eelmist iseseisvus ajajärku tänasega, siis on selge, et erinevus on olemas ja see seondub inimõiguste rahvusvahelise kaitse arenguga laiemalt. Kui me vaatame inimõiguste kaitse arengut tänapäeval, siis võib öelda, et see, kuidas me seda täna mõistame, sai alguse alles pärast teist maailmasõda. Muidugi varasematel etappidel võib inimõiguste kaitset näha, aga sellel kujul, nagu me sellest täna aru saame, on siiski, see on teise maailmasõja järel. Ja usuvabaduse kaitse tänases mõttes sai alguse oluliste konventsioonide vastuvõtmisega siis peale teist maailmasõda. Näiteks riigi sekkumise võimalused religioossete ühenduste siseasjadesse, nagu me võisime näha 30. aastatel, on üsna tõenäoliselt minu hinnangul vastuolus tänaste arusaamistega usuvabadusest ja ka religioossete, sealhulgas siis religioossete ühenduste autonoomiast. Tänapäeval siis tuleneb Eesti riigi ja usuliste ühenduste suhet reguleeriv õigus nii siseriiklikest kui ka siis rahvusvahelistest allikatest. Näiteks regionaalsetest instrumentidest, nagu Euroopa Inimõiguste konventsioon, Euroopa Liidu tasandil me teame, on reguleerimas ja Euroopa Liidu õigusesse puutuvalt on seda õigust reguleerimas Euroopa põhiõiguste harta, aga olulised on ka rahvusvahelised instrumendid. Eesti on ratifitseerinud näiteks ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ja järjest enam mõjutab meid Euroopa Liidu õigus oma direktiividega nii heas kui halvas. Oluline roll on ka Euroopa Inimõiguste Kohtu, see on siis Euroopa Nõukogu raames töötava ja Euroopa Inimõiguste konventsiooni käsitleva kohtu praktika ja ka Euroopa Liidu kohtu, Euroopa kohtu praktika on meile tähtis.
Vähem tähtsaks ei saa pidada ka kohustusi, mille riik on võtnud poliitilisel tasandil, see tähendab näiteks ka Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni raames, mille instrumendid ei ole küll õiguslikult siduvad, aga nad on väga tugevalt poliitiliselt siduvad. Nii, mõni sõna siis nüüd mõistete lahtiseletusest. Ma usun, et ja esiteks siis usuvabadusest. Ma ei usu, et tänane auditoorium vajab väga põhjalikku selgitust, aga kui küsimusi tekib, siis küsige pärast. Nii et mõned märkused meeldetuletuseks. Usuvabadust käsitlevad siis nii siselikult kui rahvusvahelised sätted käsitlevad nii sisemist usuvabadust, mis on õiguslikus mõttes siis absoluutne õigus, seda ei või piirata. Sinna alla käivad siis nii usu ja veendumuse omamine kui ka selle vahetamine. Muidugi selle usu vahetamine on teatud määral vaieldav loomulikult ja mitte kõik religioonid ei ole selle sõnastusega ka õigusaktides alati päri olnud. Selle tulemina on näiteks ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisse pakti jõudnud termin adopt, mitte change, et mitte siis vahetada usku, vaid kuidas siis öelda, võtta usku või omandada. Kuidas seda me iganes tõlgime. Aga nii välimist usuvabadust ja siis ka siis välimist usuvabadust tema erinevates vormides. Usu ja usutalituse täitmise vabadus ei hõlma ainult usulisi talitusi kitsamas mõttes, näiteks jumalateenistust ja palvetamist, vaid hõlmab näiteks ka sakraalehitiste rajamist, teatud riietuse kandmist, toidu tarbimist. ÜRO deklaratsioon kõigi sallimatuse ja diskrimineerimise vormide likvideerimise kohta usu ja veendumuse alusel, väga lohisev pealkiri, ühesõnaga 81. aasta deklaratsioon, ütleb, et lisab eeltoodule, et usu- ja veendumusvabadus sisaldab näiteks õigust luua heategevuslikke ning humanitaarseid institutsioone, õigust teatud ulatuses valmistada, omandada ja kasutada religioosse tava või riietusega seotud materjale või tooteid, levitada religiooni spetsiifilist kirjandust, jagada õpetust selleks sobivates kohtades vastavalt oma religiooni nõuetele, omada puhkepäevi, pidada pühasid, viia läbi tseremooniaid ning koolitada, määrata või valida usuliidreid. Samas tuleb rõhutada, et usuvabadust käsitlevad sätted räägivad mitte ainult usuliste veendumuste kaitsest, vaid ka mitte usuliste veendumuste kaitsest ning ka õigusest mitte uskuda. Kõigi nende eeltoodud veendumuste väljendamist võib teatud tingimustel piirata ja ainult teatud tingimustel. Euroopa Inimõiguste konventsioon sätestab, et piirata võib, kui see on demokraatlikus ühiskonnas vajalik, ühiskondliku turvalisuse huvides, avaliku korra, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks. Piirangud peavad olema seaduslikud ja proportsionaalsed. Selline piirangute käsitlus siis natuke teises sõnastuses on tegelikult kätketud ka siis Eesti põhiseadusesse. Kaitstud meeldetuletuseks on nii individuaalne usuvabadus kui ka kollektiivne usuvabadus, usu väljendamine siis koos teistega. Sellest tulenevalt on kaitstud religioossete ühenduste autonoomia kui ka ilma juriidilise staatuseta kogukonna või grupi usuvabaduse väljendamine. Mis sisuliselt tähendab õiguslikus mõttes ka seda, et näiteks kogudus või kirik võib minna oma kaebusega riigi vastu. Mitmed olulised printsiibid määratlevad usuvabaduse kaitse tänapäeval. Inimväärikuse idee, see on mu enda telefon muuseas, see on kindlasti minu ema küsib, kuidas mul läheb. Ma peaks vist vastama, ütlen, et läheb vist hästi.
Mitmed erinevad printsiibid siis tänapäeval. Inimväärikuse idee kindlasti ja ütleks, et usuvabaduse kaitset peetakse tänapäeval vajalikuks, nagu ka Nigel ennemalt välja tõi, garanteerimaks siis seda pluralismi demokraatlikus ühiskonnas. Aukohal on sallivuse põhimõte, mittediskrimineerimise põhimõte, riigi neutraalsuskohustus ning nagu nimetatud ka siis religioossete ühenduste autonoomia. Usuvabaduse kaitse tänapäeval on loomulikult seotud ka teiste õiguste ja vabaduste kaitsega, nagu sõnavabadus, kogunemis- ja ühinemisvabadus ja nii edasi. Teatud juhtudel, nagu me teame, võivad need vabadused ka omavahel konflikti minna, aga seotud nad on. Usuvabaduse kaitset on siis põhjendatud tema olulisusega üksikisiku identiteedile ja elukontseptsioonile, tulenevalt siis inimväärikuse ideest, kui ka olulisusega demokraatia funktsioneerimisele, mille alustalaks on ka võimalus omada ja väljendada erinevaid ideid, millele iganes nad siis põhinevad. Usuvabaduse kaitset on põhjendatud ka pragmaatiliselt, ka konfliktide vältimise vaatenurgast. Juba Voltaire kirjutas, et kui Inglismaal oleks üks religioon, siis me langeksime despotismi, kui meil oleks 2, siis nad lõikaksid üksteise kõrisid ja kui meil oleks 30, siis me elame rahus ja õnnes. Nii, sekulaarne ühiskond, ja ma katsun mitte siin eelkõnejalt ka korrata, natukene teine vaatenurk. Sekulaarset ühiskonda me võime siin erialakirjanduses näha mõistete väga varieeruvat kasutamist, eriti võib-olla üliõpilastele ma soovitaks seda, et kui lugeda erialakirjandust, siis tuleb väga täpselt tähelepanu pöörata, millest jutt käib. Erinevad autorid vahel ei teadvusta ka endale seda, mida nad konkreetse termini all silmas peavad. Ma tinglikult jagasin siin selle mõiste võimalikud tähendused 3 kategooriasse. Üks oleks siis ühiskonnakorralduse tähenduses, siis sekulaarne ühiskond, mis siis tegelikult peaks siis tähendama teatud riigi ja religiooni lahutatust ning sisuliselt tähendab see siis riigi neutraalsuskohustust ja teatud määral võrdse distantsi hoidmist kõigist religioonidest ja uskumustest. Ka Eesti põhiseaduses on riigi ja religiooni lahususe ning võrdse distantsi hoidmise reegel kõigi uskude ja veendumuste suhtes sisse kirjutatud. Ja nagu öeldud, toetub Eesti religiooniõigus, ilmalik religiooniõigus siis ka peale põhiseaduse ka rahvusvahelistele normidele ja üldtunnustatud printsiipidele. Euroopa Inimõiguste Kohus on korduvalt öelnud ja rõhutanud, et riigi kohustus on olla neutraalne ja erapooletu usuelu korraldaja. See roll on oluline avaliku korra, harmoonia ja tolerantsuse säilitamiseks demokraatlikus ühiskonnas. Neutraalsus usuküsimustes on eelduseks pluralismile, mis kuulsa Kokkinakise kaasuse kohaselt on demokraatliku ühiskonna alustala. Neutraalsuse erapooletus, nagu mõistetud Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas, ei too endaga kaasa ka riigi ja organisatsioonide range lahustatuse põhimõtet, tähendab, konventsioon iseenesest ei kirjuta seda nagu ette, ei pea järgima selliseid konstitutsioonilisi printsiipe, nagu on kirja pandud näiteks Prantsusmaal või Ameerika Ühendriikides. Muidugi tuleb tähelepanu juhtida siin, et need lähenemised sekulaarsusele või sekularismile nendes 2 piirkonnas on natuke ka erinevad. Samas ja Euroopa Inimõiguste konventsioon jätab, rahvusvaheline õigus jätab meile võimaluse või riikidele võimaluse reguleerida oma või arvestada siis oma kultuuriliste ja usuliste eripäradega. Samas aga
ei ole, isegi selle möönduse puhul ei ole aktsepteeritav diskrimineerimine alusel, et religioosne ühendus on kas äsja loodud või esindab vähemust. ÜRO Inimõiguste Komitee üldistes kommentaarides märgitakse ka, et riigireligiooni või ametlikult või traditsionaalselt tunnustatud religiooni või religiooni, kuhu kuulub enamik elanikkonnast olemasolu, ei saa olla aluseks siis kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis kehtestatud õiguste piiramisele. Viimaseid seisukohti on rõhutanud ka näiteks OSCE, Euroopa Koostöö ja Julgeoleku organisatsioon oma poliitilistes dokumentides. Mida me tänapäeval näeme, on see, et meil on nii-öelda niisugune A- ja B-tase, väga palju kasutatud selline terminoloogia, vähemalt usuvabadust või riigi ja religiooni suhteid uurivate õigusteadlaste kirjatükkides. See tähendab siis seda, et meil on mingi tunnustatum religioon ja meil on see B-tase, kus siis ülejäänud teised. Teatud määral on toimunud vähemalt õiguslikus mõttes nende tasemete ühtlustamine. See A-taseme olemasolu ei tähenda seda siis, et see B-tase saab olla kunagi ja kuidagiviisi piiratud, aga need arengud ja me teame, et siin on muidugi pingeid nende kahe tasandi vahel võib esineda. Ja riigi kohtlemise poolt ka. Nii, ja teine tähendus siis sekulaarsele ühiskonnale, ma ütleks siis, et see on siis, vaatleks seda sotsiaalse protsessi või nähtuse tähenduses, sekulaarne ühiskond, sekulariseerunud ühiskonna tähenduses ja see on hoopis muidugi teine fenomen. Kui Bergeri kuulus deklaratsioon 68. aastal, et aastaks 2000 leiab uskujaid inimesi ainult väikestes sektides, kus nad püüavad vastu panna üleilmsele sekulaarsele kultuurile, ei ole tõenäoliselt kinnitust leidnud. Berger ise on ka oma seisukohti olnud sunnitud muutma, isegi selle kohta artikleid kirjutanud, ta muuseas sotsioloog. Pigem võib öelda, et pilt on muutunud keerulisemaks ja mitmekesisemaks, ka individuaalsemaks ja võib-olla vähem institutsionaalsemaks, aga religioonid ja uskumused ei ole kaotanud oma tähtsust inimeste elus päris kindlasti. Pigem on nad uuesti päevakorral tänu mitmetele poliitilistele, sotsiaalsetele ja õiguslikele protsessidele. Ja kolmas võib-olla tähendus siis ideoloogia tähenduses ja siin on mitmed autorid kasutanud ja ise ka sellist mõistet nagu sekularism, vahel vaadeldud seda ka selles esimeses ühiskonnakorralduse tähenduses, aga sekularism, ma lähen seda teed, et see on pigem siis ideoloogia. Huvitav oli lugeda hiljuti näiteks ka Euroopa Inimõiguste Kohtu üht uut lahendit, detsembris tuli välja, mis puudutas siis Bosnia-Hertsegoviinat ja ühte islami kogukonda, kes siis järgib vahabismi, salafismi, ja nad sattusid kohtusse ja selles kaasuses, ma tulen selle juurde korraks tagasi veel, aga selles kaasuses huvitaval kombel ka Euroopa Inimõiguste Kohus ütles, et sekularism, mida mina näen siis nagu ideoloogiana, on kaitstud usuvabaduse paragrahvi all, mis on väga huvitav selline nagu areng mõnes mõttes. Kasutusel on olnud sellised terminid nagu ka liberaalne sekularism ja fundamentaalne sekularism, mis siis, kui lihtsamalt öeldes, mida see siis tähendab, on see, et üks on siis inklusiivne, et lubab kõigil tegutseda, teine on siis fundamentaalne sekularism, et lööme platsi puhtaks ja mitte ühtegi usulist sümbolit või asja meil näha ei ole, kõige sellises lihtsamas vormis öelduna. Aga siit ma lähekski kohe edasi nende suuremate väljakutsete juurde ja võib-olla tookski välja selle sümbolite probleemi kõigepealt. Ja selle teema puhul tuleb
küsida, et mida ikkagi tähendab see, et riik peab olema neutraalne ja erapooletu usuelu korraldaja. Nagu eelpool öeldud, sisaldab neutraalsuse printsiip teatud võrdsuse elementi. Teiseks tuleb küsida, kuidas nii-öelda tehniliselt võrdset distantsi hoida. Kas neutraalsus tähendab tõesti seda, et avalik ruum tuleb usust ja tema märkideks puhtaks lüüa, kas usust ja tema sümbolitest tühi ruum on neutraalne või kannab see siiski mingit sõnumit, näiteks usuvaenulikust või siis seda fundamentaalse sekularismi ideed, või tuleb neutraalseks pidada seda, et usulistel ja maailmavaatelistel veendumustel lubatakse avalikus ruumis koos eksisteerida ja tegutseda. Loomulikult on siin täna ja ei ole mõtet väga põhjalikult võib-olla sellesse teemasse minna, see pearättide teema ja krutsifiksid, sakraalhooned, kõik need teemad on jõudnud ka kohtutesse ja kohtud on neid küsimusi ka erinevalt lahendanud. Pearättide puhul, kui ma vaatan Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat, mis puudutab siis islamiusku, siis võiks öelda, et kõik, mis naisteriietusse puutub, siis see on kõik keelatud. Meestega on natukene teine lugu. Aga kui vaadata sama praktikat umbes samasuguste kaasuse asjaoludega, näiteks siin oli see Leila Sahhini kaasus, oli kus ülikoolis õppiv neiu, meditsiinitudeng, kindlasti üsna emantsipeerunud, üsna teadlik oma soovidest ja vaadetest ja oma positsioonist, tahtis pearätikut kanda ja see keelustati, see oli Türgi kaasus küll. Ja ta kaotas Euroopa Inimõiguste Kohtus. Samasugune kaasus Usbekistani vastu oli ÜRO Inimõiguste Komitees, mis ei ole küll kohtulik institutsioon, aga ma ütleks, see on kvaasikohtulik või peaaegu nagu kohus, töötab nagu kohus, ütleme siis nii. Ja hoopis teistsugusele lahendile jõuti seal. Nii et siin on mille üle mõelda. Ja küsimus ongi selles, et milliseid sümboleid lubada ja milliseid pidada siis sobimatuks ja millistes situatsioonides. See naiste võrdsuse teema on sensitiivne teema ja näiteks ka selles samas Leila Sahhini kaasuses naiskohtunik Talkens tuli välja väga huvitava eriarvamusega ja kindlalt astus kohtu seisukohtade vastu selles suhtes, et tõlgendada pearäti kandmist kui midagi sellist, mis kindlasti tähendab seda, et need naised on alla surutud või kuidagi kehvemas situatsioonis. Erinevaid lahendeid on olnud puutuvalt ka siis koolidesse, haiglatesse, on situatsioone kindlasti, kus ususümboleid võib-olla ei saa kasutada. Ma ei tea, kas see tänane auditoorium sellist kaasust teab nagu Eveida ja teised versus Suurbritannia, kus üks aplikantidest siis oli tööl haiglas õena ja kandis väikest risti. Ta kaotas Euroopa Inimõiguste Kohtus, aga aluseks oli see, et see risti kandmine võis olla ohtlik tema patsientidele, ta töötas vanemate inimestega koos, et võis tekkida see situatsioon, et rabab ketikaelast ära ja neelab alla või mis iganes satub tööle sisse. Võib-olla ei ole ka kõige hullem lugu. Aga kummaline selle kaasuse puhul on see, et tegelikult varemalt oli lubatud kanda kõrge kraega sviitrit. Nii et oleks olnud võimalus ka panna see ristikene kuskil alla, aga loomulikult inimene ise tahtis seda eksponeerida, aga see ei tulnud seal välja. Nii et võivad olla situatsioonid, kus on oluline teatud piirangute tegemine, aga me peaksime olema väga tähelepanelikud, kuidas me neid piiranguid seame.
ja muidugi kõige sensitiivsem kaasus praegu vast ja nüüd ka aeg-ajalt jälle Eestis päevakorral, aga siiamaani me ei ole selles suhtes mingit seisukohta vähemalt õiguslikult võtnud, on need burkad. Mina isiklikult burkas probleemi ei näe ja need peamised argumendid, mis on välja toodud näiteks selles SAS kaasuses, mis Euroopa Inimõiguste Kohtus oli, et kui sa katad oma näo, et siis sellisel juhul sa ei kommunikeeru kellegagi, et sa ei suhtle, et sa lülitad ennast nagu välja, et selle kooselamise jaoks on meil vaja üksteisega suhelda. Minul kui inimõiguste juristil kohe tekib selline küsimus, et kas siis sõna- ja väljendusvabadus, mis tegelikult tähendab ka seda, et või ja privaatsusõigused, kas need ei tähenda siis ka seda, et kui ma ei taha suhelda, et kas ma siis ennast ei või siis ära eraldada kellestki. Et siin on nagu need vastuolud on suured olemas, eks vaielda võib siin selles mõttes lõpmatuseni ja me võime sellest edaspidi rääkida. Aga nüüd teiseks ja varsti ka kolmandaks, siis ma lõpetan. Ma ei tea, kui palju mul aega on, 10 minutit saab küll. Teine selline probleemne valdkond ja mis tundub, et läheb aina teravamaks ja teravamaks on individuaalsete õiguste, sealhulgas ka siis võrdsusõiguste ja kollektiivse usuvabaduse konflikt. Ja kui ma vaatan kohtupraktikat, siis ma näen, et see kohtupraktika läheb aina tihedamaks, palju kaasusi tuleb. Eri religioonid esitavad erinevaid nõudmisi oma järgijatele, vahel õigustatult, vahel mitte, on küsitud, et kuhu tõmmata piir nende nõudmiste respekteerimisel. Religioossete ühenduste autonoomia ei ole võetud sihikule mitte ainult siis üksikisiku õiguste pärast, vaid ka poliitilistel eesmärkidel. Eriti pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakud kaksiktornidele on islamit ilma selle religiooni olemusse süüvimata nähtud ohuna läänelikele väärtustele ning Euroopa kultuuriruumile, siis siiski ei ole religioossete ühenduste autonoomia küsimärgi all ainult islami vähemusse puutuvalt, laste õiguste kaitse küsimus võimendus kahetsusväärsete ahistamisjuhtumite tõttu mitmes kristlikus organisatsioonis ning soolise võrdõiguslikkuse teema on olnud tulise vaidluse objektiks eri religioonides ja sooline võrdõiguslikkus siis laiemas mõttes. Vahel õigustatud, vahel mitte on ka uususundid olnud tähelepanu all seoses oma liikmetele esindatud nõudmistega, kuidas iganes me uususundeid nimetame, mina ei näe selles, mina ei kasuta seda alandavas tähenduses siin. Mitmel põhjusel on inimõiguste dokumentidesse kätketud austus ja sallivus erinevate usuliste ja maailmavaateliste veendumuste vastu muutunud Euroopas problemaatiliseks. Inimõiguslaste, mitte siis ainult juristide, aktivistide seas, võib täheldada vähemalt 2 eri seisukohta. Esimese kohaselt on usuorganisatsioonidel õigus korraldada oma asju vastavalt oma usule. Riik võib sekkuda usuliste ühenduste sisemistesse asjadesse ainult äärmisel vajadusel. Selline on olnud Euroopa traditsiooniline või klassikaline mudel usu küsimustes. Seda võib kutsuda ka jurisdiktsiooniliseks mudeliks, ma ei lasku sinna. Teine uuem seisukoht eeldab usulistele ühendustele tehtud erandite kaotamist, näiteks soolise võrdõiguslikkuse nõudest. Igasugust üksikisiku õiguste ühildamatust organisatsiooni usuliste nõudmistega nähakse õigusliku küsimusena. Sellelt tulenevalt soovitakse riigi agressiivsemat sekkumist usuliste praktikate harmoniseerimisel inimõigustega. Üldiselt peab märkima, et kui näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtu varasemate lahendite kohaselt olid üksikisiku õigused peamiselt tagatud õigusega lahkuda usulisest ühendusest, siis praegu võib täheldada paradigma muutust. Uuem kohtupraktika viitab vajadusele
siis kontekstist lähtuvalt kaaluda konfliktis olevaid õigusi, eriti võib seda täheldada kaasustes, mis puudutavad töösuhteid. Varem määras kaasuse tulemuse nii-öelda vabatahtlikkuse printsiip, et kui ma ei saa järgida oma religiooni nii-öelda doktriini või lähen vastuolu sellega, siis ma lähen ära, mis võib olla problemaatiline, aga seda siis oli. Nüüd uuem kohtupraktika siis on siis valmis seda lähenemist muutma. Ja kus need probleemid on välja tulnud, on eriti siis ja nad on seotud mitte siis ainult Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga, vaid kindlasti ka Euroopas nende arengutega, mis on toimunud Euroopa Liidu tasandil ja Euroopa Liidu ettekirjutuste tõttu siis võrdsusõiguste kaitsel. Töökohustustes siin on siis kindlasti olnud selliseid ka lihtsustatud öeldes, et kui koristaja ei ole lojaalne religioossele ühendusele, siis tõenäoliselt teda lahti lasta ei saa, aknapesijaga sama lugu, aga preester, organist ja religioosse ühenduse esindaja võib lahti lasta, kui probleem tekib. Aga huvitav on näha seda, et juristid ja kohtud on asunud tõlgendama neid küsimusi siis tööõiguslikust aspektist siis religioossete ühenduste sees. Mõnes mõttes arvestades inimõiguste olulisust võib pidada positiivseks arengut, mis sisuliselt kinnitab, et ka usulised ühendused ning nendega seotud asutused, näiteks koolid ja haiglad ja nii edasi, on inimõiguste kaitsekohustusega seotud. Samas lahenduste otsimisel nii Euroopa Inimõiguste konventsiooni kui ka Eesti põhiseaduse kontekstis tuleb silmas pidada, et kaitstud on nii individuaalne kui ka kollektiivne usuvabadus. Seetõttu on kaalumiskohustuse täitmisel oluline arvestada nii üksikisiku õiguste kui ka usulise ühenduse autonoomia olulisusega. Konflikte on nüüd tekkinud muidugi ka sellega seoses, mis puudutab teenuste pakkumist. Alles hiljaaegu käisin Sotsiaalministeeriumis, kus on algatatud uus eelnõu, mis muudab meie võrdse kohtlemise seadust ja laiendab siis kaitset väga paljudele nii-öelda puudutatud gruppidele. Religioosse autonoomia seisukohast on see uus algatus natukene problemaatiline ja sellele sai ka tähelepanu juhitud. Kõigest ei saa alati nii-öelda tangiga üle sõita. Huvitav nähtus, eriti Euroopa Liidu raames, on see, et on jõudnud kaasuseid Euroopa kohtusse, mis puudutavad näiteks ettevõtlusvabadust või ettevõtete eetost ja üksikisiku siis usuvabadust. Oli kaasus Euroopa kohtus, mis puudutas G4S, see on see turvafirma, nagu me teame, ja puudutas see kaasus näiteks tüdrukut, kes töötas valvelauas nii-öelda, võttis inimesi vastu, kandis pearätti ja lõpptulemusena ta lasti lahti, kuna ettevõttel oli nii-öelda neutraalsuspoliitika, et töökohal me ei näita, kes me oleme ja mida me usume. Väga problemaatiline kaasus mitmete pidi arvestades, teisest küljest ka see, et see tekitas küsimusi sellest, et millised õigused on siis võib-olla primaarsed, kas need üksikisiku õigused, usuvabadus, usu- ja veendumusvabadusele või siis ettevõtte õigus, omandiõigus, mis on ka inimõigus, aga kui me räägime ettevõttest ja korporatsioonist, siis sellele tekib teine dimensioon juurde. Ja viimaks ja lõpetuseks vast praegu minu enda nii-öelda lemmikteema on see usuvabaduse julgeolekustamine. Ma olen sellest mõnel pool rääkinud ja hiljaaegu avaldasin ka ühe artikli, see on küll välja tulemas Inglismaal, et me võime väita, et kogu inimõiguste debatt täna toimub nii tõelise kui ka siis ettekujutatud ohusituatsioonis.
Ka Euroopas on paljud pinged palju pingeid, sellele on kaasa aidanud kindlasti rahvaste ränne. Paljud näevad kogu olukorda tsivilisatsioonide vältimatu kokkupõrke valguses, olgu see siis laias laastus kristlik Euroopa versus islamimaailm või liberaalsed õigused versus kultuuriline religioosne identiteet. Me räägime siis sisuliselt inimõiguste julgeolekustamisest, võib väita, et selline mõtteviis algas nende samade terrorirünnakutega, mida ma siin nimetanud olen. Julgeolekustamise teooria ise kerkis esile 80. aastatel ja 90. aastates alates ei ole meil puudu käsitlustest, mis siis seda teemat lahkavad. Julgeolekut iseenesest võib mõista nii kitsamalt kui laiemalt. Füüsiline julgeolek ja sellisena ta on ka põhimõtteliselt jõudnud ka nendesse inimõigusalastesse dokumentidesse, kui ka siis laiemas mõttes. Ja laiemas mõttes inglise keeles kasutatakse vahel sellist terminit vahel ka kui human security. Ja laiemas mõttes ta võrdsutub siis mingis mõttes heaoluga, võib-olla siis ka siis majandusliku või sotsiaalse turvatundega. Eristada võib ka subjektiivset julgeolekut, turvatunnet ja objektiivset julgeolekut sellest lähtepunktist, et kes siis ütleb, et kas julgeolek on ohustatud või mitte, keegi objektiivselt kuskil hindab või ma ise ütlen, et on. Kas ma tunnen hirmu või on vaja midagi enamat, et kehtestada teistele nende usuvabaduse väljendamisel piiranguid? Mõnes mõttes seesama eelnimetatud SAS kaasus, mis burkasid puudutas, oli nende teemadega ka seotud, kus riik tegelikult üritas argumenteerida siis seda burka keelustamist ka julgeoleku argumendiga. See argument pandi kohtu poolt kõrvale kui mitte adekvaatne, samas kohus tuletas, mida ei ole enne inimõiguste kohtu praktikas kasutatud, sellise mõiste nagu kooselamine ja leidis, et selle kooselamise eesmärgil on siis vaja burkad keelustada. Kas see on oht, kui Jehoova tunnistaja koputab uksele ja pakub kirjandust? Kas see on oht, kui samasooline paar soovib seadustada oma kooselu? Kust läheb piir selles, mida me käsitleme julgeoleku küsimusena selles laiemas mõttes? Tõstatatud on vajadus kaitsta julgeolekut siis ka varieeruvas tähenduses, sest see kaitseb kõiki inimõigusi. Mõned autorid, eriti poliitikud ja praktikud, on kutsunud julgeolekut ka nii-öelda metaõiguseks või fundamentaalseks õiguseks. Julgeolekustamine tähendab inimõiguste, sealhulgas usuvabaduse sisustamise lähtepunkti muutust. Me liigume inimväärikuselt millelegi muule, julgeolekule, mis iganes siis see tähendab. Ühes hiljutises artiklis, mis ma ütlesin, läheb siis avaldamisele Inglismaal, ma argumenteerisin, et selline laienev lähenemine on ohtlik kõigile inimõigustele ja eriti usuvabadusele. Esiteks me peame olema täpsed, kuidas me julgeolekut sisustame, et vältida riikide poolt selle kuritarvitamist. Kui julgeolekut käsitleda fundamentaalse õigusena, õiguste õigusena, siis seab see julgeoleku primaarseks mitte inimese ja inimese väärikuse. Siit tekib vältimatult oht, kus kaalukausil on suurem raskus julgeolekul, olukord on veelgi komplitseeritum, kui julgeoleku alla võib riik mahutada ja varjata ükskõik mida. Ja oma selles artiklis ma panin ja illustreerisin oma argumenti Venemaa näitel. Me ju teame, mis seal praegu toimumas on ja arengud on suhteliselt kurvad. Ja Venemaa ongi kasutanud seda sama julgeoleku argumenti, ekstremismiga võitlemise argumenti väga paljude erinevate vähemusreligioonide kinnipanemiseks, inimeste maalt väljasaatmiseks, nende õiguste piiramiseks ja nii edasi.
Nii et sellel julgeolekustamisel on väga teravad tagajärjed ja Venemaa ei ole muuseas ainus, me ei pea ju siin kuskil väga kaugele ka minema, kui me vaatame kas või mis Poolas ja Ungaris, millised on arengud vahepeal olnud, võib tekkida samasuguseid küsimusi. Nii et halb eeskuju on nakkav. Nii et me elame selles 5. ebakindluse etapis ja jääb, ma ütleks, loota, et jätkub inimlikkust ja tervet mõistust sellest etapist välja tulemiseks. Aga ma tänan tähelepanu eest ja aitäh, et mind 40 minutit ära kuulasite. Ma ütlen emale, et oli hea auditoorium.